Ma eksisin Candace Owensi suhtes. Olen väitnud, et talle maksis väidetavalt Katar, et mõjutada Ühendriike välisriigi mõjutuskampaania raames, kuid see ei olnud kunagi Katar. Tundub, et see oli tõenäoliselt Venemaa. Jah, Venemaa, kuhu Candace Owens sel nädalal sattus. Ja ta on seda väga aktiivselt reklaaminud. Kui on midagi, mis meile ei meeldi, siis on see välisriikide sekkumine. Aga eriti pean ütlema, et Venemaa teema on Candace'i puhul natuke tundlik küsimus. Ja nüüd on tal meie ees palju vastuseid võlgu väga lihtsatele küsimustele. Kuid see ei ole ainus vastuolu kõiges selles, mis viimastel nädalatel Candace'iga toimunud on. Jällegi leiame, et ta valetab oma publikule. Mitte ainult ei küsi neilt raha, kuigi ta on uskumatult rikas ja kannab täiesti valesid riideid, mille kandmist ta vandus, et ei tee. Ta on sõna otseses mõttes Venemaal, propageerib Vene propagandat, esineb seal suurel konverentsil koos mõnede lääne suurimate manipuleerijatega, teeseldes samal ajal, et ta on seal perepuhkusel. Aga taaskord, Candace on valetaja ja me ei saa selle vastu suurt midagi teha peale selle, et seda paljastada ja sellest rääkida. Siin on meeltuletus sellest, kuidas ta rääkis meile, et Katarilt ei mingil juhul ta ei võtaks neilt raha. Tere tulemast vastulöögile. Mina olen teie saatejuht Meira K. Kindlasti vajutage tellimisnuppu ja jagage seda videot, et sõnum leviks, sest me astume hulludele vastu. Ja ma arvan kindlasti, et Candace on hullude nimekirjas kõrgel kohal. Kuulame nüüd. Mind ei rahasta Katar, absoluutselt mitte. Muidugi ma tahaksin, et rahastataks Katar, kui sa vaatad. Ja ma olen väga avalikult öelnud, et tahaksin, et Katar mind rahastaks. Nii et Katar, kui sa vaatad, palun, mul ei ole sellega mingit probleemi. Neile ei mõju tagurpidi psühholoogia. Kui te tulete minu juurde $3 miljoni, loen ma Katari reklaame. Katar, mis iganes, ma ei tea, kasutage Katari rongi, ma ei tea. Katarilased omavad peaaegu kogu Londonit. Ma tahaksin väga peatuda ühes nende hotellis. Mul pole sellega mingit probleemi, meid ei rahasta Katar. Ma üritan, okei. Nii et siin ütleb ta meile põhimõtteliselt, et tal pole mingit probleemi olla keegi, keda rahastab välismaine mõju, et edendada oma ideoloogiaid ameeriklaste seas, mis on oluline. Sest kui sa tahad näha, mis temaga praegu tegelikult toimub, peaksime vaatama tema reisi. Ma ei ole kindel, mida ma ootasin, aga seda ma küll ei oodanud. Moskva on uskumatult ilus linn. Okei. Ta reklaamib sellel reisil, kui vapustav Moskva on. Aga siin on midagi, millest ma tahan rääkida, nimelt tema riietus. Ja ei mitte sellepärast, et mind eriti huvitaks tema moevalikud, vaid sellepärast, et see konkreetne riietus ütleb nii palju kõige kohta, mida me Candace'i kohta teame. Candace'ile meeldib rikkurit üle kurta, samal ajal kui ta reisib Itaaliasse ja Venemaale ning kannab $3550 Balenciaga bleiserit. Igatahes siin on, kuidas seda tegelikult kandma peaks. Nad tegid talle liiga, jättes selle foto kärpimata. Ma pean ütlema, et kui sa oleksid mulle öelnud, et ta ostis selle riietuse second-hand poest, oleksin ma sind uskunud. Aga see on originaalriietuseks. Alla hinnatud ainult $2000, mitte $3000. Okei, nüüd, miks ma seda suju näitan? Mitte sellepärast, et mind eriti huvitaks, et ta kannab seda intervjuul Venemaa riigitelevisioonis, mille USA valitsus on sanktsioonide alla pannud, eks? Ja teda intervjeerib Moskva patriarhaadi Putini kontrolli all oleva Vene õigeusu kiriku pressiesindaja ning see läheb teleekraanidele. Ma tahan, et sa vaataksid seda korraks. Ma ei ole, ma mõtlen, ma kunagi armastasin näiteks Yves Saint Laurenti. Aga enam mitte. Ma mõtlen, nende brändidega ei saa enam. Mis? Jah, mulle meeldivad need püksid. Ei, sa ei saa. Kas sa kannad Yves Saint Laurenti? Ei, aga kas see on pedovarustus? See on sõna otseses mõttes. Sa ei saa kunagi kanda Yves Saint Laurenti. See on nii teemonlik ja nii vastik. Need olid need inimesed ja siis nad olid nagu, teeme selle moekaks. Näiteks see Balenciaga asi, eks? Jah, need kaisukarvud olid ikka kinni seotud ja see oli kuidagi natuke seotud sellega. Kas sa saad aru, et need on kõik prantsuse brändid? Ma pole neid kunagi usaldanud. Jah, täpselt. See tulebki Pariisist, sest frankistid olid need, kes põhjustasid Prantsuse revolutsiooni. See oli alati rünnak kristliku impeeriumi vastu. Ma pean ütlema, et tegelikult on nii naljakas vaadata, kuidas ta nende asjade peale tuleb. Aga see polegi väga ammusest ajast. Ta just intervjeeris Russell Brandi ja seal ta ütleb, et sa ei tohi kanda Yves Saint Laurent ega Balenciagat. Miks? Sest sõna otseses mõttes selle rõnga pärast. Sigmund Freud kirjutas selle selgesõnaliselt. See on meie religioon. Kui inimesed saavad teada, et see on meie religioon, siis on see probleemne. Seega peame kirjutades varjama tõde. Me ei tohi olla ausad selle suhtes, mida me teeme, sest iga kord. Ma tean, ta leiab alati miljoneid põhjuseid, miks sa ei peaks kandma Balenciagat ja loe seda uuesti.
Ükski kuulsus ei tohiks mitte kunagi ega kusagil kaitsta seda, mida Balenciaga tegi. Minu ema instinkt ületab kõik muu. On täiesti normaalne tühistada pedofiilid ja laste väärkohtlejad. Tahtsin lihtsalt selle selgeks teha. See on aastast 2022, võib-olla natuke enne, kui ta hulluks läks. Kuigi praeguseks teame, et ta on alati olnud hullumeelne. Ma näitan selle kohta kohe tõendeid. Aga kui hull on mõelda, et ta on seal ja teeb seda taskuhäälingut koos Russell brändiga, öeldes, et sa ei tohi mingil juhul seda riietust kanda ja nüüd on ta ise siin. Inimesed väidavad, et ta sidus selle natuke teistmoodi, et keegi ei märkaks, et see on seesama riietus, aga ta kannab siin Balenciagat. See ongi täpselt see, mida Candice teeb. Ütleb kõigile teistele, kuidas nad peavad käituma. Ja siis läheb ta ise välja ja teeb täpselt seda, mida tahab. Loomulikult palub ta oma toetajatel talle raha anda ja aidata tal turvamehi leida ning nende eest maksta. Võib-olla kui ta ei kannaks $3000 ülikonda, mis on muidugi tema õigus väga rikka inimesena, siis las ta teeb seda. Aga siis ta suudaks endale turvamehi lubada. Põhjus, miks ta saab kanda kalleid riideid ja samal ajal turvamehi palgata, on see, et ta on väga rikas. Ja kui sa oled üks neist lollidest, kes annab oma raskelt teenitud raha Candace Owensile, et rahastada tema Balenciaga ülikondi, mida ta oma taskuhäälingus kannab, samal ajal, kui ta ütleb sulle, et sa neid ei kannaks, sest see toetab põhimõtteliselt pedofiile. Ja neile, kes ei tea, Balenciaga oli vaid mõned kuud tagasi seotud tohutu skandaaliga, võib-olla oli siis isegi aasta tagasi, kus nad reklaamisid neid veidraid reklaame lastega. See oli lihtsalt väga imelik asi. Ja Candice tuli juba 2022 aastal välja, nii et ma arvan, et see kampaania on palju vanem kui vaid mõned kuud tagasi. Ta ütles umbes nii: kuulge, hoidke Balenciagast eemale, ärge kandke Balenciagat. Siin on ta ise seda kandmas. Ja see on oluline, sest see tuletab meile meelde, kuidas ta täpselt asju ajab. Candicele meeldib rikkate inimeste üle kurta, nagu me juba teame, ja ta tahab jätta mulje, et tal on tõesti raske. Nagu ma teile varem ütlesin, tahan ma teile näidata lihtsalt neid uskumatuid vastuolusid aastatest 2016 kuni 2026. Sest nii paljud inimesed küsivad minult, mis Candicega juhtus, miks ta on oma seisukohti muutnud. Noh, sest see naine oli alati ebaaus. Alati. Kõik, mida ta tahab, on vaatajad. Kõik, mida ta tahab, on olla tipus. Ja ma küsin endalt tihti, miks ma üldse teen videoid, kus räägin temast ja annan talle veelgi rohkem tähelepanu. Ma arvan, et tal on niikuinii nii suur jälgijaskond, et praegusel hetkel peavad kõik teadma, milline valetav leht on. Vaatame. Tere sõbrad, minu nimi on Candice Owens ja ma olen socialautopsy.com asutaja. Meie meeskond on läbi töötanud Facebooki, Twitteri ja Instagrami avalikud liidesed, luues päris profiilid inimestele, kes levitavad veebis vihakõnet. Nii et Natalie Jean Beisner säutsus selle. Candice tütar kasvab üles kas täielikuks litsiks või satub vanglasse või mõlemat. Me peame teada saama, kes need inimesed on. Inimesed peavad teadma, kus sa oled, kes sa oled, miks sa oled, kus sa pärit oled, kuidas sa oma elus siia jõudsid, mis sul on oma ravimikapis, ma ei tea. Ma ei tahaks elada millegi sellise kõrval. Need inimesed on sinu õpetajad, arstid. Miks see nii ei ole? Miks on oluline sellest aru saada? Sest Candace Owensi kogu platvorm põhines ideel, et sul peaks olema sõnavabadus. Sa peaksid saama öelda, mida iganes tahad. Sind ei tohiks tüvistada ükskõik kuhu sa lähed. Ja siis saad teada, et tal oli veebileht, mis avaldas inimeste isikuandmeid, kes ütlesid midagi internetis. Mis on jällegi asi, mida sul on lubatud teha. Aga 2026 aastal ei ole ta oma seisukohta üldse muutnud. Ta ütleb ikka, lähme ja uurime välja kõik nende inimeste kohta. Vaata, me kipume arvama, et Candace Owens tegi suure kannapöörde ja see oli suur avalik muutus. Ta oli Iisraelis koos Charlie Cookiga, ta toetas varem Iisraeli seisukohta. Nüüd äkitselt on tal see täiesti hullumeelne juudid juhivad kõike, frankistide teooria, mis iganes, mis kuidagi seostub pedofiiliaga ja ta usub, et juudid ongi sellised. See on nagu mingi täiesti arulage asi, mida ta arvab, aga tegelikult pole ta oma olemuses kunagi muutunud. Ta on endiselt manipuleeriv, valetab, vastandub inimestele ja püüab enda ümber võimalikult palju vastuolusid tekitada. Naabrid ja ettevõtete omanikud ja esimest korda üldse antakse sulle võimalus teha nende kohta tõeline taustakontroll, et näha, mida need inimesed suletud uste taga tegelikult endast kujutavad. Need inimesed, nagu ma ütlesin, on ohtlikud ja mind ei üllataks, kui me nende kohta midagi avastaksime. Me teeme seda, et tõstame kujundlikult maskid üles, et keegi ei saaks peituda. Tead küll, Twitteri kasutajanimede või privaatselt seadistatud profiilide taha. Nii et ma hakkan nüüd torkima ja uurima mõningaid neist kontodest, mis postitavad terve päeva iga päev. Ja ma annan sulle teada, mida ma avastan. Social Autopsy on sinu digitaalne jalajälg. See ongi sõna otseses mõttes see, mida ta teeb. See ongi tema kogu olemus. Lihtsalt valetada.
ja nüüd mõelda, et ta tegelikult levitab mingit vene värki. ma hakkan aru saama, miks need räägivad, pead paanitsevad, karjuvad ja valetavad Vene kogu mängu kohta, kui nad Ameerikas teada saavad, et see platvorm liigub siia. See on Platoni koopamüüt. On tõesti šokeeriv, kui puhas, ilus ja korras see linn on. See on meediakuvanditest nii kaugel, ta levitab Vene propagandat. Ja jälle, sa võiksid seal mõelda, et võib-olla Kändis räägib midagi juutidest. Võib-olla on Kändis Erika Kugi kohta õigus. Aga olge nüüd inimesed, te ju saate aru, et Venemaa on probleem. Eks? Te ju saate aru, et diktatuurid ei ole head või võib-olla te ei saa. Võib-olla te ei saa ja siis olete lihtsalt idioot, kes järgib Kändi Sovensit. Aga see on lihtsalt nii huvitav vaadata. Võib-olla me eksisime kogu aeg. Võib-olla ei olnudki see Katar, kes teda rahastas. Võib-olla olidki tegelikult venelased need, kes üritasid Ameerika Ühendriikides rohkem segadust külvata, mis on alati olnud nende taktika. Selle asemel, et üritada läänt võita, lase tal lihtsalt sisemiselt laguneda. Ja kuidas seda tehakse? Õhutades lõhestavaid hääli. Ja ma arvan, et praeguseks võib öelda, et Candace Owens on kindlasti üks neist inimestest. Igatahes aitäh, et sellele teemale tähelepanu pöörasite.